tere, mu hea valguse tooja, kuulaja, vaataja. Täna toon lisaks uudistele sinuni ka natukene valgust. Seekord toon tulevalgust. See on mõistagi selleks, et sa saaksid enda sees sütitada tule, mis võib olla on soiku jäänud, aga siin on ka teine põhjus. Minu tulemeditatsioon on olnud mõnusalt populaarne ja inimesed, kes on olnud natukene kimpus ülemõtlemisega, enda tasakaalu keskme leidmisega, leiavad selle just nimelt minu meditatsiooni kuulates, lõdvestudes sellesama tule vaatamisse, kuulamisse, kaasaminemisse. See on hetk, kus sa saad olla kohal siin ja praegu. See on hetk nendele, kes tunnevad, et nad on natukene võib-olla liiga tegusad. Ja see natukene liiga tegusad on veel pehmelt väljendatud. Ja kui sinagi soovid ja tahad lõõgastuda mõnusalt, siis mine siia video lõppu, seal on viide www.constellation.com. Sealt sa saad tellida selle mõnusa juhendatud meditatsiooni. Just nimelt tule meditatsiooni. Varsti ma teen uue meditatsiooni, sest tuli on küll igal aastaajal väga aktuaalne, aga eriti aktuaalne oli ta ju talvel. Ja kuna kevad on uksel, siis mõistagi on järgmine meditatsioon juba. Aga ma ei ütle, mis see on, vaid jälgige lihtsalt minu teadaandeid ja kanalit ja kodulehte ja küll siis te näete, mis on järgmine meditatsioon ja kellele see mõeldud on. Aga täna teeme siis 3 aspekti 3 küsimuses, mida praegu inimesed nagu hirmsasti teada tahavad ja see on siis minu imetabase juuraoraakli, mida saab veel Apollo raamatupoodidest igaüks ise osta ja millega saab ka ise vaadata igapäevaselt vastuseid praktilisele küsimusele. Need on need küsimused, mis on kas juriidilist laadi, aga ei pea olema. Sa võid olla ka, kui sa oled juba natukene taroloog, siis sa saad aru, et tasub alati laiendada ampluaad, vastuse ampluaad selliselt, et see assotseeruks sellega, mida sa seest tunned. Nii et esimene vastus siis on praktilisele küsimusele. No teine vastus on kahtlemata selles osas, et see on nüüd nendele inimestele, kellel on armueluga miskit viltu või valesti, enda arvates viltu või valesti. Küll aga ei pruugi see nii olla. Ja inimesed tahavad lihtsalt kinnitust üle saada, et mis siis toimub armastuses. Partnerlussuhte armastuses peamiselt. Ja 3. küsimus, mis tegelikkuses on esimene küsimus, on vaade kipperilt. See on jälle see, mida inimesed tahavad teada. Ehk siis, mis on hetkel aktuaalne küsimus, millele peaks pöörama tähelepanu. Ja ma panen siia nagu alati välja 3 gruppi. 1, 2, 3. Panen välja 3 gruppi. 1, 2, 3. Ja sina ise valid, milline grupp sind kõnetab. Panen sinu nähes taaskord välja need 3 vaala. Esimene grupp, esimene aspekt, millele sa hetkel peaksid tähelepanu pöörama. Esimene grupp. Teine grupp, teine variant sinule, millele sa hetkel peaksid tähelepanu pöörama. Teine variant, teine grupp.
ja kolmas variant, kolmas grupp, millele sina peaksid hetkel tähelepanu pöörama. Nii. Aga me alustamegi siis mõistagi esimesest grupist, millele sina peaksid tähelepanu pöörama. No nii, esimene grupp, sinu tähelepanu peaks olema ja fookus peaks olema suunatud praegu tööle. Ilmselgelt on midagi, mida sul on vaja tööga seoses lahendada. Kõik teised küsimused hetkel võiks olla siis teises, kolmandas, neljandas järjekorras, aga midagi on sul sellist, mida sa seoses tööga pead tähele panema. Ja kui me näeme, et sellel kaardil siin on praegu õmblejanna, kes teeb oma kätega tööd, siis väga paljude puhul kindlasti kõnetab märgusõna kätega tegema. Ehk siis kaardi sõnum on nagu see, et kui sa teed midagi omaenese kätega, siis vaata, kas sa saad seal midagi veel uut sisse tuua, mida sa siiani ei ole teinud. Sest sa oled väga pühendunud ja sõnum on siin kahtlemata see, et sa oled väga võimekas. See töö, mida sa teed, see on absoluutselt sinu töö ja 10% 100 on need inimesed, kes kahtlevad, kas see on minu töö, kas ma tahan ikkagi seda tööd teha. Ma olen tüdinenud, ma olen väsinud, ma ei jaksa enam seda tööd teha. Kui teil on nii, siis mõelge selle peale, kuidas seda tööd teha endale nauditavaks. Võib-olla delegeerida, võib-olla teha oma ettevõtte, kus võtta juurde töötajaid. Aga ise te olete oma oskuste poolest lihtsalt nii professionaalne, et kaart ei soovita seda jätta tähelepanuta või seda tööd ka maha jätta. Kindlasti on siin selline energeetika selles kaardis. Ja teine seltskond, kes seda lugemist vaatab, nende puhul on kindlasti see, et nad on ammugi tahtnud teha midagi oma kätega. Nad otsivad ennast. Nad ei tea, mis oleks see, mis pakuks neile rahuldust. Nad on võib-olla väga võimekad, andekad juristid, tippjuhid, ma ei tea, inimeste motiveerijad, eestkõnelejad. Nagu meil on nüüd populaarne öelda, suunamudijad, mida iganes, eks. Aga tegelikult vastus on lihtne. Rahu saabub siis, kui te saate teha midagi oma kätega. Te ei pea maha jätma oma suunamudimise tööd või tippjuhi tööd, aga võtke sinna kõrvale oma kätega loodu ja see pakub teile rahuldust. Vaat selline oli siis esimese grupi sõnum ja vaatame, mis on siis esimese grupi vastus praktilisele küsimusele. Vaatame, kas see praktiline küsimus nüüd langes tegelikult kokku ka mingil määral räägituga, mida ma siin juba natuke mainisin, või on see praktiline küsimus mingi täiesti uus küsimus. Vaatame. Küsi oma küsimus, esimese variandi vaataja. Ja vastus tuleb siit. Vastus tuleb siit. Ja kas sa saad aru, mis ma sulle nüüd siia juurde ütlen või? Kui me võtame kaardi otsest tähendust, paneme need 2 tükki kõrvuti. Paneme need 2 tükki kõrvuti ja pane tähele. Sellel kaardil, juuraoraakli kaardil on mõõdulint. Mõõdulint. Mida me teeme, kui me võtame lõikeid, teeme lõikeid, õmbleme inimestele näiteks riideid selga, mis me teeme? Me võtame kõigepealt mõõdud, eks ju? Nii et nii otseses kui kaudses tähenduses, kui oli küsimus, kas jätta see õmblemise töö või oma kätega töö maha, siis vastus on, et 9 korda mõõda.
üks kord lõika. Ehk et ära kiirusta otsuse tegemisega ja samuti ära kiirusta sündmusi tagant. Vot selline sai vastus konkreetselt sinu praktilisele küsimusele. Ja kui su küsimus ei olnud seoses tööga, käsitööga, vaid oli hoopis millegi muuga seotud küsimus, siis siin tõlgenda vastus globaalsemalt. Ehk siis ära otsuse tegemisega hetkel kiirusta, sa pead natukene seda situatsiooni tundma õppima sügavuti, lähemalt, ümbert, seest ja igalt poolt. Sa pead kaaluma umbes 9 varianti läbi, et kui ma teen nii, mis siis saab? Kui ma teen naa, mis siis saab? Ja kui ma teen veel 3., 4., 5. kuni 9. korda või 9. moodi, siis mis siis saab? Millegipärast tuleb ka läbi siin paarisuhte teema, et kellelgi on küsimus, kas jätkata oma suhtes või mitte. Siis siin on konkreetne soovitus. Pane 9 plusspunkti ja 9 miinuspunkti paberile selle suhte kasuks ja vastu. Ja kui sul ei tule 9 plusspunkti, siis ilmselgelt mõtle, mis edasi saab. Ja veel on oluline esimese grupi vaataja see aspekt, et mõlemal kaardil on siin number 7. 3 ja 4 on 7. 2 ja 5 on 7. 7 on sinu jaoks mingisugune võtmenumber. 7 on sinu jaoks võtmenumber. Ja sellega seoses vaata ja mõtle, mida see 7 sulle ütleb. Hetkeks toon ühe klaasikese vett ja tulen kohe tagasi. Loodan, et sa mõtlesid välja, mida see 7 sinu jaoks tähendab, sest päris kindlasti on see tähenduslik. Päris kindlasti on see väga tähenduslik. Ja mina võtan selle viimase, kõige põnevama ja põletavama küsimuse ja see on loomulikult armastus. Vaatame, kallis esimese grupi vaataja, mis on inglioraaklitel sulle täna öelda? Vaata, kullake. Jällegi 70% vaatajatest on need inimesed, kelle suhe sellel tasandil, kus ta siiani on olnud, on ennast ammendanud. Ja sellega seoses, et see suhe on ennast sellel tasandil ammendunud, võib olla juhtunud situatsioone, kus teie suhtesse on tekkinud naginaid. Te ei saa sellest aru, mis toimub. Nagu kõik oleks hästi, aga mingil hetkel te tunnete, et nagu koos ei saa ja lahus ei saa ammugi ja suhe käib üles alla, siis tegelikult inglid ütlevad teile mida? Sinu armuelu peab liikuma järgmisele tasandile. Kuigi teie taotlus
võib olla see ja võis olla see nii-öelda vastastikune taotlus partneriga võis olla see, et me soovimegi kergemat suhet, me ei soovi keegi kellegiga kokku kolida. See on tänasel päeval hästi populaarne, kui ma teen paariteraapiaid, kui ma teen siin individuaalteraapiaid, konstellatsioone privaatselt, siis ma ütlen, et hästi paljudel on täna populaarne lisaks vingerdamisele ja avalikule suhtele just nimelt küll nii-öelda paarisuhe klassikalises tähenduses, et ei teisi partnereid me sealjuures ei vaata, kuid me ei koli ka kokku. Ja tegemist on sellise visiitsuhtega, pühapäevasuhtega. Siis siin ükskõik mis suhteformaat teil ka ei oleks, on fakt see, et vanaviisi te enam jätkata ei saa. Ja mis kõige kummalisem, Ingli oraakel ütleb teile seda, et te peaksite suisa kihluma selle inimesega. Ja vihje on siin selles, et te peaksite minema järgmisele tasandile, milleks on tõsine tasand. Tõsine paarisuhte tasand. Kes siis vingerdavad, lõpetamas vingerdamise, sest see partner, kes teil täna on ainus ja õige, kellega luua pere. Kellel on avalik suhe ja palju partnereid, siis nende puhul on täpselt sama soovitus. Nüüd on tulnud aeg lõpetada ja keskenduda ühele ja ainsale. Ja lõpuks need, kes on käinud visiitsuhtes teineteisel külas ja mõnusasti aega veetmas, siis ka teie puhul on see aeg kätte jõudnud, kus see suhe soovib vähemalt kihlumist. Pühendumist teineteisele. Nii. Ja vesi sai otsa. Nii, no küll siis mõni ütleb, et no küll siis on ikka kaevu ääres olemine, eks ole. Aga nii ta on jah täna. Ja teilegi ma soovitan juua vähemalt 1,5 liitrit vett päevas. See on selline kõrvalepõige praegu, sest et väga paljud ju unustavad seda teha, nagu ma ka ise, miks ma siia praegu selle imetabase kliendi kingitud sümboli, kui te panete tähele, siis kes on minult saanud arveid, siis nad on superlapsehoidja logoga. Tegemist on tõesti väga ägeda logoga, mis on ekstra minu firma jaoks välja töötatud ja inimesed on nüüd nii armsasti hakanud mulle tooma sellega seoseid meeneid. Aga see oli nüüd väike kõrvalepõige siis ikkagi selleks, et kui te olete ka nii-öelda kõhu täis söönud, siis ärge unustage, et vesi on jumalate jook. Aga tulles tagasi vee kõrval ka teise nii-öelda stiihia juurde, milleks on tuli, siis te saate aru, et just tuli on see, mis puhastab, mis loob. Fööniks tõuseb tulest ja teinekord, kui põletada kõik mittevajalik, siis pärast seda on võimalik teha algus uuele. Et sellelt samast kohast võiks leida uue alguse tule. Ja see oli siis ka nii nagu sissejuhatus, nii ka lõpetuseks teile, et kui te tõesti tunnete, et teie sees on segadus ja te ei suuda keskenduda iseendale, võtke see meditatsioon, minge enda keskmesse, vaadake enda sisse ja kõik vastused on tegelikult seal olemas. Aga kui te tunnete, et te ei saa nende vastuste leidmisega kuidagimoodi ise hakkama,
siis mina ootan teid loomulikult Pärnu konstellatsioonide töötuppa või privaatkonstellatsiooni, et pakkuda teile tuge, abi ja olla teile igatepidi mõnusalt toeks. Ja nüüd ma liigun edasi teise grupi juurde. Teie vastus praktilisele küsimus või tähendab tähelepanu pööramine. Millele te peaksite tähelepanu pöörama? Vaadake, milline kaart. See pani mind mõtlema. See pani mind mõtlema selles osas, et see kaart võib olla otsetähendusega, sest mind ei vaata ainult naised, vaid ka mehed, kes on kusagil nii-öelda sõna otseses mõttes kas siis kinni või sunniviisiliselt kohustatud viibima kusagil, kus nad tegelikult olla ei taha. Ja kui me võtame laiema esoteerilise tähenduse, siis mõistagi on ka tegemist situatsiooniga, kus see kinniolek või kinni jäämine on laiemas tähenduses mingisuguse situatsiooniga seotud. Ehk siis sina teise grupi vaataja oled kinni jäänud mingisse olukorda, mingisse situatsiooni, minu pärast töösuhtesse, minu pärast armusuhtesse, minu pärast kas või lihtsalt mõnda arusaamatusse või ka halvimal juhul mingisugusesse sümptomaatikasse, mis tuleb ja tuleb ja tuleb ja kuidagi ei taha ära minna. Või sa ei suuda sellest kuidagi lahti saada ja sa oled seda nagu siiamaale kogu aeg, kuidas öelda, pidanud nagu enesest mõistetavaks või suhtunud sellesse nagu niiviisi, et no ju see peab siis niiviisi olema. See kaart tuli tegelikult selleks, et öelda sulle, et see ei pea niiviisi olema. Pööra tähelepanu sellele, kuhu sa oled kinni jäänud. Kui sa oled jäänud kinni tõesti füüsilises maailmas kusagile, kus sa mingi hetk ei saa praegu lahkuda ja peadki seal olema, no siis mõnda aega ole. Või tähendab, ole täpselt nii kaua, kui sa tunned, et sa pead seal olema. Teisipidi, kui sul on voli ja vaba tahe sealt ära liikuda, siis kaart tuli sulle ütlema seda, et muuda seda olukorda ja liigu sealt välja. Sest tegelikult, kui sa paned tähele, siis su käsi ja tabalukk on üsna lähestikku. Sul on vaja ainult leida võti, et see tabalukk lahti keerata. Pane tähele. Sa võid selle hiirekese käest abi küsida. See hiireke toob sulle selle võtme ja sa saad selle tabaluku lahti keerata ja sa saad sealt tegelikult välja. Selline väga sügav tähendus. Ja vaatame, kas sinu praktiline küsimus oli ka seotud või kantud sellest aspektist. Et mis on siis, mõtle sellele küsimusele, mis on siis vastus sinu küsimusele. Jah, näed, vaata nüüd.
segadus. nii ongi. Siin on nüüd tõesti selline asi, et üks aspekt on tõesti konkreetselt, nagu ma ütlesin, keegi on sattunudki kas aresti või vanglasse või midagi sellist. Ja juuraoraakel vastab, et su esindaja või nõuandja ei anna sulle head nõu. Võta endale uus, näiteks jurist. Teisipidi võib olla tegemist, see puudutab kriminaalasja, aga siin võib olla ka tegemist tsiviilasjaga, kus sa tunned, et sa oled mingisuguses, ma ei tea, kas vara jagamise situatsioonis, laste jagamise situatsioonis, abielulahutuse situatsioonis, ükskõik millises situatsioonis sattunud totaalsesse segadusse. Ja juuraoraakel ütleb niimoodi, et kes iganes sind praegu ei nõusta, see ei teeni sinu parimaid huve, see nõustaja. Ja kunagi ei maksa inimestest halba arvata. Ei maksa arvata, et see esindaja ei anna sulle head nõu, sellepärast, et ta ei taha anda või et ta tahaks nagu midagi halba sulle. Ei. Tegemist on situatsiooniga, kus ilmselt see esindaja ei küüni või ei oma piisavat professionaalsust, et sind selles osas niiviisi välja aidata, nagu sa tegelikult vajad. Ehk siis siin on tõsised elulised probleemid teisel grupil, mis vajavad lahendamist. Ja sul on vaja, nagu sa näed, üks hiireke leida, kes sulle selle võtme toob, kuidas sa sellest segadusest välja saad. Numbrid on siin 29, 2 + 9 on 11, eks ole. Kas siis 2, 11, 9 või 4. Vaata ise, mida nad sulle räägivad ja tegele sellega. See on absoluutselt selge, et kui on tegemist juriidilise küsimusega, siis tuleb vahetada esindajat. Kui on tegemist juriidilise küsimusega ja esindajat ei ole, siis tuleb see esindaja leida. Üksinda sa sealt läbi ei näri, hiireke ütleb. Üksinda läbi ei näri ja sa pead kellegiga koos töötama. Vaat selline vastus siis sinu praktilisele küsimusele. Ja vaatame siis, kas armastuses on midagi lisada. Ja kas armastus on üldse praegu see valdkond, mis sulle selle tõsise teema foonil võiks rõõmu pakkuda näiteks. No ilmselgelt on nüüd selline asi, et sulle öeldakse, et sa siin kontrollid ja üritad nagu situatsiooni armuelus ka oma kontrolli all hoida. Aga nagu me koos lugemisest teiste kaartidega ju aru saame, et kui sa oled täpselt sellises situatsioonis, nagu sa hetkel oled, väga raskes situatsioonis, siis sa ei suuda midagi rohkem kontrollida peale iseenda ja oma selle probleemi, mis sul on. Ja kaart ütleb, et palun lase see temaatika hetkel lahti. Lase see temaatika hetkel lahti selles kontekstis, et lase sellel armuelul ükskõik, kas ta on selle probleemiga seotud või ei ole selle probleemiga seotud. Lase sellel armuelul või armu situatsioonil tiksuda omasoodu, ilma selleta, et sa seda üritaksid kontrollida, sest seda on sulle ilmselgelt too much. Nii et selline tõsine ladumine sai praegu teisele variandile. Ja vaata, kui sa nüüd tõesti oled kuskile kinni jäänud ja sa ei saa sellega ise hakkama, siis ma olen sinu jaoks olemas. Võime hakata otsast arutama ja millisest otsast siis, eks ole. Ja nüüd lõpuks 3. grupp. Mis on siis sinu kaart? Vau, millele tähelepanu pöörata. No see on nagu kirss tordil praegu ja kommentaarid on siin ka liigsed. Liikudes nüüd siis esimese grupi, teise grupi niisugustest tõsistest temaatikatest praegu
see on nagu mingi jackpot oleks tulnud. Ehk siis 3. grupi vaatajal, ja sa pane tähele ka 3. grupi vaatajal ja ka number on number 3, eks ole, ma ei tea, kas see on sul 3. partner, 3. abielu, mis sind nagu iseenesest nagu kahtlema paneb või seda vaatama paneb, seda ladumist. Küll aga on fakt see, et roheline tuli, ehk siis keskendugi sellele küsimusele, kas abielluda või mitte. Ma ei mäleta, kas see oli nüüd ladumine või paar tagasi, kus ühel grupil oli täpselt seesama küsimus, et midagi oli nagu kihlumise ei, siin oli esimesel grupil oli kihlumise teema, et kas minna uuele tasandile, eks ole. Siis siin on lausa juhis antud, et siin tuleb minna uuele tasandile. Ja 30%, kui me räägime siin nüüd nagu vaatajaskonna rohkusest, eks ole, siis 130% ja kõige vähem 3%, eks ole, on konkreetselt küsimus selles, et võiks sõna otseses mõttes abielluda. Et kaaluge seda varianti. Vaatame, mis siis teie vastus teie praktilisele küsimusele on. Kas teil on midagi sellega seotud või on teil mingi muu küsimus? Kohe näeme. Mõelge oma küsimusele ja saate vastuse. Nii, tundub, et siin ei ole, aga võib ka olla tegemist abiellumisega, sest täiskuu ütleb väga huvitavalt. Prioriteedid paika, ära võta esimest pakkumist vastu, kaalu oma valikuid hoolega, sind püütakse eksitada. Teate, siin võib olla tõesti selline, tõesti jälle 3% võib olla selline lugu, et te olete saanud pakkumise abiellumiseks. Aga miks te seda vaatate, seda ladumist praegu? Seda te vaatate selleks, et teil on kahtlusi, kas see abielu saab toimima nii nagu vaja. Ja kuna teil on kahtlusi, kas see abielu saab toimima nii nagu vaja, siis ongi vastus see teie praktilisele küsimusele, et te peate panema prioriteedid paika. Mitte olema õnnelik, et vau, et mulle tehti nüüd abielu ettepanek ja ei tea, kas ma enam üldse muidu tänu olla saan, et ma peaksin selle ikkagi vastu võtma, eks ole. Kuigi see on nii lähedal ja kuigi teile tundub, et armastus ruulib ja kõik on nagu viimase peal, siis võt siin kutsutakse teid järele mõtlema, et kaalu oma valikuid hoolega, sind püütakse eksitada. Ja ka vastupidiselt, kui te olete tegemas oma uut otsust uue abielu kasuks, teine seltskond on see 30%. Tahate liikuda vanast suhtest välja uude suhtesse, siis vana partner on võtnud nüüd tarvitusele kõik abinõud teie nii-öelda kinni hoidmiseks või enda juurde jätmiseks, et te mitte mingil juhul tema juurest ära ei liiguks. Ja sellisel juhul ta teeb kõik selleks, ta teeb ka kõiki neid asju, mida ta mitte kunagi elus teinud ei ole, isegi nende puhul, kes on 30 aastat abielus olnud. Või 20 või 11 või 10. Aga te pole kunagi näinud, et teie teine pool teeb selliseid asju. Ma ei tea, kui ta ei ole kunagi teiega trennis käinud, siis nüüd ta hakkab järsku käima trennis. Kui ta ei ole kunagi teile lilli kinkinud muuks ajaks, kui võib-olla mõne kõrrelise sünnipäeva puhul, siis nüüd ta hakkab järsku lilli kinkima või armastuskirju kirjutama või täitma kõiki teie suuri soove, mida te olete umbes 1000 korda öelnud, et kuule, ma sooviksin seda. Aga seda ei ole juhtunud ja nüüd järsku. Nii et jah, kaalu oma valikuid hoolega ja vaatame, kas on
ingli oraaklil sellele kõigele, mis me juba rääkisime, midagi ka juurde lisada. nii. ja siin on nüüd selline lugu, et päris kindlasti ongi tegemist situatsiooniga, kus uus partner on nüüd eelmistest eludest teile tulnud. See on siis eelmiste elude suhe ja sellest ka nüüd täpselt koos lugemises väga selge sõnum, et kuna teie olete otsustanud temaga alustada, kas siis kooselu või abielu, teid üritatakse eksitada, see eelmine partner hoiab teid kinni, siis tegelikult ingli oraakel ütleb, et see on teile õige partner, see uus partner. Kui see vana suhe ei ole toiminud siiamaale, ükskõik kui pikalt ei ole üritanud seda toimima saada, siis laias laastus suures plaanis toimima ka enam ei hakka. Ükskõik kui väga te sellesse ei usuks või ei tahaks uskuda. Ja see nii-öelda uus vana on antud teile selleks, et lõpetada mingisuguseid eelmiste elude ülesandeid. Ja siin on suure tõenäosusega tegemist kaksikleegi suhtega, kus te olete nüüd selles elus, selles füüsilises maailmas saanud võimaluse alustada või jätkata sealt, kus siis eelmises elus nagu pooleli jäi. Nii et selline väga sügav grupp on 3. grupp. Väga põnevad ladumised said nii-öelda tule abil. Sa näed, kui võimas abimees ja instrument on tuli. Ja ka sulle 3. grupi vaataja ütlen, et kogu informatsioon minu tegevuste kohta on olemas sellel video lõpus. Ja kui sa tõesti tunned, et sa ei leia oma keset ülesse, siis telli minu meditatsioon, mis on väga populaarne praegu. Ja ma saadan sulle selle ja sa saad alustada iseendasse süüvimist sellesama tule abil, mida sa praegu näed. Ja loomulikult jälgi mu kodulehte, jälgi mu tegemisi, liitu Pärnu konstellatsioonide grupiga, sest ilmselgelt saan ma olla sulle abiks nii privaatsetel nõustamistel kui ka rühmakonstellatsioonides, juhul kui sa tunned, et sa ise ikkagi ei saa neid otsuseid nii kergelt vastu võtta. Pea meeles, et mitte keegi peale sinu ei saa neid vastu võtta. Ainult sina saad oma elu muuta. Mina saan olla sinu saatja ja abiline. See on kõik, millele ma pretendeerin. Nii et mõnusat ja kena jätku sulle ja järgmiste toredate kohtumisteni minu ladumistes, minu töötoas, kus iganes me kohtume.